Kui soovite oma aia viinapuudelt igal aastal marju, tuleks need igal sügisel korralikult tagasi lõigata. Pruulikaska viinamarjatalu perenaine soovitab kasvuhoones olevaid viinapuid lõigata 2-3 nädalat peale lehtede langemist, sest siis on toitained jõudnud juurtesse koguneda. No meil on siin põõsasvorm. See on põõsasvorm, need on juba üle 10 aasta taimed, siin on lastud 3 põhiharu ja nendega me siis siin. Aga miks just 3? Kas ei või nii nagu jah, meie see annab sellise võimaluse, et üle 3 ka ei ole mõtet ja 3 piisab. Ja siis, aga samal ajal on ka 1 haru peal ja lastakse 1 aasta võrse. Mida võiks veel siis sellest meetodist nagu rääkida, et õpetada, kuidas lõigata, kuidas sellele ütleme... See sõltubki ikka kasvatamise viisist. Et iga juba suvel valime välja sellised võrsed, mis sellest tuleb järgmise aasta viljaoks kindlasti. Aga kuidas seda nagu ära tunda, et just see on see õige nüüd? Noh, ta on ilma viljata sel aastal ja kui ta hästi nüüd puitub, selline pliiatsi jämedune siis tavaliselt moodustab sügisel õiepungad. Ja kui ta hakkab puituma, just seda tuleb jälgida, et ta puituks. See sort väga hästi ei taha puituda, seepärast on latv ära võetud juba varakult ja kui varem põõsasviisil me jätsime peale 3-4 peale 3-4 lehte, siis nüüd, kui et kasvatada suuri marju, siis soovitatakse kuni 10 lehte, sest see leht toidab ikkagi seda kobarat teatud aeg. Sellised peenemad oksad, mis lihtsalt takistavad toitainete liikumist, millel marju küljes ei ole, neid ei ole siin enam. Millel ei ole midagi küljes ja need võtame ära hiljem. Kui on juba kobarad, siis valime siis viisi peale kobaraid, võtame ära. Ja siis, kui tulevad ennakvõrsed, siis ennakvõrsed teise lehe tagant tavaliselt ja seda peab korduvalt siis tegema. On hilissügisene lõikamine algab siis, kui lehed on ära külm võtnud, siis kui võimalik hoiame paar nädalat veel, toimub võrsete valmimine kogu aeg. Siis lõikame välja sellised peenikesed oksad, millest nagunii midagi ei saa. Kas siis paljunduseks saab teda. Ja sellest valime siis välja sellised kõik ära. Need ei ole mõtet. See on hilissügisel. Ja siis valime järgmise aasta võrsed. Ja nendele ei jäta üle 10 punga. 7-8 punga. Kui too hästi valmib, siis iga võrse siit. Kas iga just tuleb, aga ikka tuleb enam-vähem. Nendest tulevad siis uued viljavõrsed. Kas siis suuname nad alul suunas vahest allapoole põõsasvormidel, siis ta ei kasva nii intensiivselt. Või madalama selle kasvatusviisi puhul suuname nad ülesse ja kuskil 10. lehe tagant võtame siis ära.